naiseks olemine nõuab aega ja seda kõiges. Naine ei saa minna lihtsalt riidekappi juurde, võtta sealt mingid teksad, siis mingi särgi ja välja minnes mingid jalanud jalga panna. Ei, meie peame arvestama kõikide asjaoludega. Kuhu ma olen minemas? Kes seal täpselt on? Mis tuju mul on? Mis mul eile seljas oli? Ja mida ma taotlen? Kas pigem nagu midagi korralikku ja usaldusväärset või midagi seksikat? Või teeks midagi lihtsalt, et mis asja, ma just ärkasin lukk, mis nõuab kusjuures eriti palju vaeva. Mõtleme hetkeks, kui paljudeks eri osadeks riidesse panemine, kui pealt näha väga lihtne igapäevane tegevus tegelikult jaguneb. Näiteks minul on riidekapis fuksjarose siidkleit, kärtsinine kleit, valge toorsidist kleit, kahevärviline maanikleit, marimekko kleit, mustavarde kolteega kleit, kellukeseleikaga kleit, villane kleit, teksakleit, ornamentidega suvekleit, 2 pliiatseelikut, heleroheline ja oranž, punane stretch-seelik, klassikaline must miniseelik, mustavalge kirju lühikene seelik, muster on Chaneli imiteering, aga ei ole originaal, kõrvalt lõikuga sinine suveseelik, lilleline suveseelik, eest nööpidega kevadeseelik, must maika, valge maika, hall maika, roheline maika, triibuline maika, 2 orgaanilisest puuvilast teesärki, 3 koduteesärki, 2 šifoonbluusi, must ja lilla, glitterbluus, peobluus, siidibluus, suvebluus, vikerkaarevärviline topp, helesinine pioneerisärk 80-ndatest, 2 musta body, 1 kimono, tumeroheline vanemakotud kampsun, teise vanemakotud hall kampsun, tumesinine kõrgekaalusega pullover, 2 musta kodupusa, 1 suure kaputsiga džemper, 2 eesnööpidega kardigan, 1 on kirsipunane, teine on helekollane, pasteelsed lillad shortsid, kärtsroosad velletist lühkarid, mustad lühikesed püksid nahast nööpidega, meresinised suvepüksid, hallid kodulühkarid, 3 paari teksaseid, sinised on kõrgvärviliga, mustad ja punased madalavärviliga. Beežid ratsapüksid, Audrey Hepburni stiilis 60-ndate püksid, laiad viigipüksid, kitsad viigipüksid, retuusid. No retuus on mul 2 erinevaid, sukapüksid on ka, aga sukapükstesse me hakka praegu minema, sest see on täiesti eraldi teema. Retuusidega mul niimoodi, et ühed on nagu sellised leopardimustrilised, need on natuke nagu selline loomavärk ja ma tean, et see loomavärk pole eriti nagu populaarne, mingi nagu suht mingi no, on ju, aga igatahes minule tundub, et kui selline väike mingi loomamuster vahel läbi käib, siis tegelikult see on nagu lõbus, on ju. Nii et mulle nagu tegelikult vahepeal nagu meeldib nendega mängida. Ja siis teised retuusid on mul nagu lemmikumad, sest need on nagu peoretuusid. Need on sellised, need on sinised, siis neil on nagu sellised litrid umbes nagu siin niimoodi, sa lähed peole, siis nad hakkavad niimoodi valgust vastu peegeldama. Ja siis algus kõigil on niimoodi, et oi, fuck, mis toimub, nad jäävad korraks pimedaks, on ju. Ja siis ma olen niimoodi, mina tulin! Ja siis selle juurde... Ja siis selle nagu juurde käib siuke sulgedest vest, mis on ka natuke nagu linnuteema, mis ma tean, et ei ole ka nagu eriti lahe, aga tegelikult ikkagi see kuidagi tõmbab nagu hästi õhku kuidagi, samas need tuusid nagu läigivad, siis kuidagi mängib nagu hästi huvitavalt. Siis mul on selline talvemantel, mis on nagu mitte nagu päris talve oma, aga samas nagu pidulik, aga samas ma enam ei kanna seda. Okei, igatahes ma lasin selle nagu õmble spetsiaalselt teha, see on nagu selline türkiis ja kõrge vaelusega, aga pärast, kui ma olin seda 2 korda kandnud, ma sain aru, et see ei ole nagu üldse mina. Nii et pärast seda ma olen nagu kannan seda ainult kodus, siis kui mul on nagu hästi paha tuju, aga muidu ma seda nagu ei pane, on ju. Siis mul on 2 ülepea tõmmatud tulejopet, 1 on sinine, 1 on punane, ühel on kaputs, teisel ei ole, ühel on siin krae, teisel on siin krae, ühel on siin tasku, teisel on siin tasku, ühel on siin nöörid, teisel on siin nöörid. Siis mul on Adidase kilejope. Adidase kilejope on üks mu lemmikuid, sellepärast et see on selline, et seda saab kanda 2 pidi. See on niimoodi, et ühelt poolt see on roheline, teiselt poolt see on roosa. Nii et kui sa lähed nagu rohelisest pooles välja, aga sa avastad poole päeva pealt, sa ei taha olla rohelised, siis sa ei pea minema koju riided vahetama, nagu sa muidu teeksid, vaid sa lihtsalt lähed nurga taha, vahetad ära, saad juba rootsus ja kõik on väga hästi. Siis mul on Helsingi vihmajoped, arvestades sellist asja pole olemas, ma ütlen teile, minu kapis on täiesti olemas Helsingi vihma, lihtsalt garanteerin teile. Talvemantlid on mul niimoodi, et neid on mul 7, sellepärast meil on nii pikk talv, et sa pead kogu aeg arvestama sellega, kas nagu lund saab, lund sadas või on nagu külm või on nagu megakülm või on nagu kind of külm. Ja siis sa kogu aeg pead nagu arvutama, on ju. Igatahes mul on talvemantlitega niimoodi, et 1 on karakulist, siis 1 on niisugune anorakmantel, siis 1 on ruuduline ja siis 2 tükki on nagu kasukad ja 1 on villane. Kasukatega on niimoodi, et 1 on nagu selline megakülm, on ju. Kui ma ärkan üles, ma saan aru, et okei, nüüd on talve nagu mingi kõige raskem päev, on ju. Siis ma panen selle selga. Ja siis nagu teine on niisugune, mis on rohkem nagu kevadepoolne, sellepärast et see on nagu niisugune, mille käib krae ära, nii et sa lähed hommikul välja, sul tundub mingi, kevad on käes, mingi jumala soe on, mingi sa lähed õhtul koju, jumala külm on. Ehk siis hommikul ma lähen ilma kraeta, õhtul panen krae peale, mul on lihtsalt nagu ma teadsin täpselt, mida ma teen. Aga siis mu lemmiktalvemantlitest on selline villane valge, sellepärast et see on nagu teda ma kannan nendel päevadel, kui on nagu lund sajab, siis päike paistab ka, on ju. Ja siis sellepärast see on nagu kuidagi nagu valge kõik, on ju, siis kõik nagu sajab, siis mina olen ka nagu väike helbek, on ju. Siis ma lähen nagu välja sellega, aga samas nagu mina ei ole helbek, mina olen inimene, on ju. Aga samas kõigil nagu tundub, et kuidagi nagu mingi suur helbek ja siis kuidagi tekitab hästi palju küsimusi, siis kuidagi nagu on hästi rõõmus ja siukene. Siis mul on poncho. No poncho on selline, et nagu ma ei ole seda tegelikult mitte kunagi kandnud ja osad inimesed on ka umbes mingi, mis teed selle ponchoga umbes on ja mul on niimoodi, umbes nagu oota ära, on ju. Kui tuleb see päev lihtsalt nagu. Keegi on umbes niimoodi, et okei, me lähme ranchosse, siis kõik hakkavad pihta umbes mingi ranchosse, mis asja, mis ma seal selga panen, kas seal on umbes mingi vihma saab, kas seal on tuuline, mul on niimoodi, kuule darling, selleks on poncho. Poncho juurde mul on... Ja sinna juurde mul olemas kauboisaapad ka, mida ma pole ka mitte kunagi kandnud, aga ma tean, et kui see päev tuleb, siis ma olen lihtsalt nagu 100% kohal, ma lihtsalt naudin kõike, mis rancho mulle pakkuda võib. Siis on talvesaapad. Talvesaapastega on mul niimoodi, et neid on mul kokku 5 paari, 2 paari on kõrges äärega, ehk siis ratsasaapad ja 3 paari on madalad, ehk siis poolsaapad. Nendest ühed on nööriga, ühed lukuga, ühed nööri ja lukuga.
Siis on tennised. Tennised on mul helipaari, sellepärast ükskord ma läksin tennised katki pärast, ma olen aru saanud, et tennistega võib juhtuda ükskõik millal, ükskõik mis. Ja ma ei taha läbi elada mitte kunagi seda, mida ma elasin läbi sellel päeval. Ehk siis nagu tennistega mul niimoodi, ma olen igale poole ära peitnud, nii et kui mul läheb tennist katki, ma kohe võtan, või kui kellegi teise läheb tennist katki, ma olen kahel niimoodi, võta tennist, kõik on hästi. Siis mul on muidugi mingid rihmikud, sandaalid, plätud, kevad, sügiskingad, kõik need asjad. Kummikud on mul 3 paari, aga see on täiesti erineval põhjusel. See on sellepärast, et ühed kummikud on need, mida ma kannan siis, kui vihma sajab. Ühed need, kui on lombid ja vihma sajab, ja ühed on need, mida ma kannan siis, kui nagu lombid on, aga enam vihma ei saa. Need on sellise lipsukesega, nii et ma panen need jalga, nii et vihm on nagu läbi, aga samas märg on ikkagi nagu plätserdada. Aga siis on nagu plätserdada, siis see lipsuke on nagu mingi, see kõik on läbi, nagu mingi celebrate, nagu see on hästi siuke rõõmus kuidagi, stop teistele kuidagi nagu mingi hästi hea tuju. Siis on konsakingad. Konsakingad ma jaganud 2 erinevasse grupeeringusse, sellepärast ma ei suutnud enam nagu hallata seda. Ja mul kuidagi hakkas nagu hästi halb iga kord, kui ma pidin sellega tegelema. Ehk siis ma panin nagu 2 sellist suurt rühma, ma tegin sellise suure tabeli endale. See on niimoodi, et siit lähevad siis šampsnahast kingad, siit lähevad naknahast kingad. Siia läheb omakorda siis kontsa kõrgus, see on siis 8, 10, 12, 15, 18. Ja siia läheb see, kas seal on siis mingi aksessuaar, kas seal on mingi pannal või mingi kuldne lips või mingi asi. Ja siis siia lähevad 10 palli, eks ju. Siis ma pean arvutama kõigepealt välja, mis see üritus on, kuhu ma lähen. Kas see on nagu megapidulik, eks nagu 10 või see on nagu mitte üldse pidulik, eks siis 1 on ju. Siis ma võtan selle ürituse, panen sellele palli on ju, mis see on. Siis ma panen selle siia, siis ma hakkan siit korrutama, siis ma jagan selle sellega, siis ma panen siit on ju. Siis ma liidan natukene, siis ma rahutan siis kokku, kõik arvutan ära, siis ma lõpuks olen mingi panen need kingad lihtsalt, see on nii selge nagu. See võttis ainult mingi pool tundi aega, ma isegi ei hakanud nutma nagu Okei, siis kui ma olen kingad ära valinud, siis kõik on niimoodi, et Katja, kuule, et me hakkame nüüd minema, et tegelikult me oleme suht hiljaks jäänud, siis ma olen niimoodi, pole kotti hakanud valima veel. Olge minge ees, ma tulen järgi. Kottidega on mul niimoodi, et 17 on sellist üle õla käivat ridikuli, 14 on sangakesega ja siis 1 on selline, mida sa hoiad lihtsalt käes. Lihtsalt hoiad niimoodi, või hoiad niimoodi paned päev, ükskõik lihtsalt pead kogu hoidma seda, hästi mõnus on, hästi hea. Või paned kaela alla, okei. Siis lähed kontserdil niimoodi, kui mõnus, mingi asi on siin. Vaatad, teil on ka, teil on paremal, mina kannan alati vasakule, ma lähen hulluks, paneme kõik paremal. Paned igale poole kogu aeg on mingi kaela alla, siis sul on ju kaotad ära, siis jätad kogu aeg igale poole. Nii. Siis kottidest on mul muidugi veel seljakotid ja ridikulid, milles on nagu suuremad, millega ma käin siis tööl, aga need on ära jaotatud siis erinevalt selle järgi, millega saab tööl käia, millega ei saa. Sest hiljuti ma lihtsalt nagu katsetasin mingit uut asja, millest sain aru, et sinise ridikuliga on nagu nii vale tööl käia. Ma ei tea, see pole nagu üldse see. Lihtsalt ma tegin seaduse nagu keelatud, lihtsalt not gonna happen again nagu no way. Ja siis mul muidugi oli mingid matkakotid ja seda matkakotti ma eriti nagu enam ei kanna, seepärast mulle tundub, et see kuidagi nagu aegasti läbi minu elus, ma olen kuidagi mingi täiesti uue asja lävel. Ja siis ma kannan rohkem nagu kohvreid või siukseid, kui ma lähen kuhugi lennuki peale, sellepärast mulle tundub, et nagu lennuki peal kõik niikuinii vaatavad, on ju, seal on nagu mega palju inimesi, nagu mingi kõik on eri rahvustest. Ehk siis ma otsin nagu siukse hästi laheda vintage kohvri. No sinna sisse ei mahu mitte midagi, okei, on ju. Igatahes selle juurde käib ka siuke kübarakohver. Need mõlemad nagu siuksed kirsipunased, mis ma läksin vanaisa juurde samal päeval, kui ma olin just ostnud, siis ma olin niimoodi vanaisa, kui jumala lahe. Siis mul on nii, mis asja? Vanaisal on seljas kirsipunane särk, on ju. Mul on niimoodi vanaisa, kui jumala lahe särk, on ju. Vanaisa niimoodi, see on mul lemmik särk, on ju. Mul on niimoodi, kuule, vaata, see kirsipunane on jumala moes praegu. Ma ostsin need kohvrid ka praegu, vaata, ja siis see oversize teema kõik kokku nagu, kuule, vanaisa, äkki sa annad selle särgi mulle, on ju. Vanaisa niimoodi, kuule, miks ma peaksin oma särgi sulle andma? Anna see kuradi särk siia! Tal ei jää mitte midagi muud öelda, kui anda see järg lihtsalt siia. Nii, siis kui ma olen kotti ära valinud, siis ma hakkan välja mehteid, ehetega mul on niimoodi, et 25 paari on ripuid, kõrvarängaid, siis 17 on sellised klõpsuga ja siis on muidugi kivikestega, mida on umbes 6 paari, ühed on siis väiksed, teised on suurem. Aga klõpsuga kõrvarängad on kohe mu lemmikud. Sa lihtsalt paned endale mingi asjad kõrva, siis suruvad kinni. Nii, siis minut aega on ilgelt valus, sa tead, otsa kurat. Okei. Pärast seda tõmbab tuimaks, okei on. Siis sa lähed peole, siis sul on see asi ka endale, siis sul on need kontsad, sa tead, ei väga lahe on. Mina naudin. Kõige tähtsam on hea välja näha, pole üldse hullu. Joome kiiresti täis ennast nii väga ja siis sa muidugi lähed pärast koju, siis sa võtad need ära, sa tead, okei, väga lahe oli, ma nägin hea välja, jumal tänatud, see oli väärt seda. Ja siis üks asi, mille peale ma üks päev nagu mõtlesin, oli. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma mõtlesin nagu enne oli mul niimoodi, et kui ma läksin poodi mingi piima ostma, on ju. See oli nagu jumala okei, et sa lähed mingites täiesti suvalistes riietes. See ei ole okei, kõik vaatavad isegi poes, mitte ainult lennujaamas. Nii et pärast seda ma võtan endale täiesti rahulikult ka poodi minemiseks lihtsalt pool tundi aega ja ma võtan need riided kõik välja ja vaatan, mida ma nüüd tegema hakkan. See on pool tundi muidugi vähem, kui ma tavaliselt võtan. Aga ikkagi tuleb see hetk, mul pole mitte midagi selga panna. Siis ma panen kõik need 17 kangakotti, mis mul on ka nagu seal on, kui ma hakkan poodi minema, kuhu ma need kaubad sisse panen. Siis ma panen need kangaskotid põrandale. Ma olen niimoodi, okei, hakkame poodi minema, piima on vaja osta. Nii. Siis ma võtan näiteks, ma valin mingi värvi, mõtlen mingi kirja, ei pane liiga palju tähelepanu, ei taha püüda, okei, ma võtan selle tume sinise, see on väga neutraalne, väga chill. Hakkan poodi minema poole tee peale, see on nii ka tume sinist. Miks ma pidin selle nõmeda kotti võtma? Siis ma panen selle koti taskusse, lähen rimisse, ostan ikka kirekoti. Kangaskottidega on väga hea see, et järgmine tegelikult on trenniriided. Trenniriided ma pole üldse veel rääkida jõudnud. Okei.
Isegi kui ma praegu kõik trenniriided kõrvale jätan, siis see, kui mina olen oma riidekapi ees ja üritan välja mõelda, mida ma selga panen, on minu ees 76 854 404 erinevat kombinatsiooni. Mis tähendab seda, et ma seisan oma elust riidekapi ees 2,5 aastat.